Iraan pidi juba tegelema 2 USA merejalaväe ekspeditsiooniüksusega, mis liikusid selle territooriumi poole. Nüüd plaanib USA teha midagi ajaloolist. Võimas jõud liigub Hormuzi väina poole, muutes igaveseks selle juhtimist. Eliitlangevarjurid saabuvad. Nad valmistuvad Hormuzit kontrollima. Iraan pole valmis, sest USA kiirendab operatsiooni. Eepiline raev. Pärast nädalaid kestnud spekulatsioone nende lähetamise kohta saadetakse 82 õhudessantiviis Lähis-Idasse. Pentagon teatas 24. märtsil, et USA saadab üle 2000 eliitlangevarjuri Iraanis tekkinud sõjatsooni. See on USA suur eskalatsioon ja vihje, et USA võib olla kunagi varem lähemal vägede maale toomisele ehk Kargi saarele, et taas avada Hormuzi väin. Washington Posti andmetel on USA ametnikud heaks kiitnud käskirjad 82 õhudessantiviisi Fort Braggi peakorterisse ja üksuse 1. brigaadi lahingugrupi sõduritele vägede saatmiseks. See järgnes sellele, et suulised käsud olid juba antud, on 2 olukorraga kursis olevat allikat öelnud väljaandele Outland. Paljud neist sõduritest kuuluvad 82 õhudessantiviisi kiire reageerimise üksusse ning siin muutub olukord väga tõsiseks. Miks? Vihje peitub nimes. Kiire reageerimise üksus on loodud spetsiaalselt selleks, et olla valmis väljasaatmiseks 18 tunni jooksul pärast teadet ning see on piisavalt mitmekülgne, et toime tulla peaaegu iga maismaapõhise operatsiooniga, mis neile antakse. Selle üksuse ülesannete hulka kuulub lennuväljade, sealhulgas Kargi saarel asuva ning kriitilise taristu, näiteks naftatorustike ja terminalide hõivamine samal saarel. Task and Purpose pakub rohkem teavet 82 õhudessantiviisi kiire reageerimise üksuse kohta, märkides, et selle üksuse liikmed vahetuvad iga 6 kuu tagant, kuna vastutus liigub 3 brigaadi vahel. Kui brigaad määratakse IRF-11, on selle poole aasta ülesanne olla 3 kõige valmis väljasaatmiseks. Struktuur läheb veelgi sügavamale, sest valitud brigaadi sees on pataljon ja kompanii, mida nimetatakse vastavalt IRB-1 ja IRC-1, kes on üksuse tasandil esimesed, keda välja saadetakse. Siin näeme, et USA on loonud jõu, mis on spetsiaalselt loodud reageerima tekkivatele kriisidele. Hormuzi väinas toimuv on kriis, sest Iraani blokaad on tekitanud nafta ja gaasi hindade kaose. USA-le avaldavad survet nii rahvusvahelised partnerid kui ka teised, keda väinas toimuv mõjutab, ning 82 õhudessantiviisi saatmine võib olla Ameerika vastus surve leevendamiseks. Kargi saar on ilmselt võtmetähtsusega. USA plaan operatsiooni Epic Fury raames võib olla liiga suur eskalatsioon. 82 diviisi kohta on juba nädalaid spekuleeritud, et midagi sellist juhtub. 6. märtsil teatas Washington Post, et suur plaanimuutus põhjustas kuulujutte diviisi Iraani suundumisest. 82 õhudessantiviisi liikmed ei saanud ootamatu plaanimuutuse tõttu osaleda suures õppuses. Eliitlangevarjurid jäid Põhja-Carolinasse, mitte ei läinud Fort Polki Louisianasse. Pentagoni kommentaarid olid napisõnalised. Ajakirjanikele öeldi, et operatiivturvalisuse tõttu ei arutata tulevasi ega hüpoteetilisi liikumisi. Nüüd teame, miks väljaõppe tühistati. USA kaalus juba maavägede saatmist pärast Iraani sõjalise infrastruktuuri hävitamist operatsioonide Epic Fury ja Roaring Lion alguses. Kuna Hormuzi väinast on saanud USA jaoks suur probleem ülemaailmsel geopoliitilisel tasandil, on algselt väljaõppe tühistamisest saanud täiemahuline vägede paigutamine. Me ei tea ikka veel, mida 82. õhudessantiviis Pärsia lahe piirkonnas teeb, kuid Kargi saare rünnak võib olla üks peamisi võimalusi. See on üks võimalus, kuid üha tõenäolisemalt peab USA Kargi saare okupeerimist võtmetähtsusega Hormuzi väina kontrollimisel. 82. õhudessantiviis saab ohustada sihtmärke lahe piirkonnas väina läbimata. USA merejalaväe kolonel Mark Kanzian, nüüd strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskuse vanemnõunik, ütles Axiosile, et Kargi saar sobib selleks, kuna 7,7 ruutmiili suurune saar asub strateegiliselt tähtsast väinast loodes ja võimaldab 82 diviisil väinast mööduda. Piisavalt lähedal ja oluline, et USA jaoks oleks saare hõivamine väina taasavamisel seda väärt. Kargi saar on Iraanile väga oluline. 20 miili rannikust asuval väikesel saarel elab 20 000 inimest, kellest enamik on naftatöötajad. See näitab, miks saar on Iraanile tähtis.
Naftatöötajad juhivad terminali, kust väljub 90% Iraani ekspordinaftast. Nafta on Iraani režiimi majanduslik päästerõngas. 2024 aastal, mis on viimane aasta, mille kohta meil on kindlad andmed, teenis Iraan naftamüügist $43 miljardit, mis oli miljard rohkem kui eelmisel aastal. GIS-i raportite järgi moodustasid need $43 miljardit 2024 aastal 57% Iraani eksporditulust. Kuna 90% Iraani naftast läbib enne müümist Kargi saare, on see saar režiimi suur nõrkus. Loogika on selge. Kui võtta Kargi saar, võtab USA Iraanilt ära enam kui poole eksporditulust, mis omakorda halvaks Iraani majanduse. 82 õhudessantdiviisi saatmine Pärsia lahte viitab USA okupatsiooni ettevalmistusele, millest räägitakse alates 13. märtsist, mil õhurünnakud Kargi saare sõjalist infrastruktuuri räsisid. Kuid selle suurustamise taga on tõsised probleemid, kui 82 õhudessantdiviis peaks vallutama Kargi saare. Need probleemid võivad muuta kõike. Aga enne kui me süveneme sellesse, mis need probleemid on, tuletan kiiresti meelde, et te vaatate saadet The Military Show. Kui hindate kanalit, tellige, et meie analüüsidest ilma ei jääks. Nüüd, nii muljetavaldav kui 82 õhudessantdiviis ja selle kiire reageerimisjõud ka poleks, eriti nende kiire tegutsemise poolest, ei ole see diviis tegelikult loodud selleks, et hõivata näiteks sellist territooriumi nagu Kargi saar. Kanzian ütleb Axiosile, et diviis on kerge jalavägi, mistõttu on see maandumisel ja soomusüksuste rünnakule haavatav. Kanzian märgib, et diviisil puudub lähedal toetus, viidates sellele, et Iraan ja selle raketilaskekohad on Kargi saarele palju lähemal kui ükski USA liitlasbaas. On selge, et Ameerika surveplaan Iraanile Hormuzi väina avamiseks on keerulisem kui esmapilgul näib. USA on astunud samme soomusprobleemi lahendamiseks. Varem mainisime, et Kargi saare sõjalist infrastruktuuri on juba õhurünnakutega rünnatud. Tõenäoliselt hävitati saare soomusüksused, kuid esimesed rünnakud toimusid umbes 2 nädalat tagasi enne selle video avaldamist. Kas Iraan oleks praeguseks võinud saarele rohkem soomust tuua? See on võimalik ja see on USAle väljakutse. 82 õhudessantdiviis pole ainus, mis liigub Pärsia lahte, mis on vastuväide väitele, et ta ei suuda Kargi saart vallutada. Enne 82 diviisi saatmise teatamist saatis USA Iraani suunas juba 2 merejalaväe ekspeditsioonüksust. USS Tripoli amfiibne valmisolekurühm, kuhu kuulub 3 sõjalaeva ja 4500 inimest, sealhulgas 31. merejalaväe ekspeditsioonüksus. 2200 liikmega on juba teel Okinavalt Jaapanist. Nendega liitub 11. merejalaväe ekspeditsioonüksus, mis väljus San Diegost koos USS Boxeri amfiibrühmaga. Selles merejalaväe ekspeditsioonüksuses on umbes sama palju liikmeid. Seega saadab USA Pärsia lahte 1000 sõdureid rohkem kui 82 õhudessantdiviis viitaks. Merejalaväe ekspeditsioonüksuste kaasamine muudaks kogu Kargi saare ülevõtmise olukorda. Need amfiibrünnakugrupid on loodud sellisteks väljakutseteks, millega Kanziani sõnul 82 õhudessantdiviis silmitsi seisaks, kui üritaks üksi Kargi saart vallutada. Time märgib, et merejalaväe ekspeditsioonüksused on sageli esimesed maismaajõud konfliktipiirkonnas, ühendades sadu jalaväelasi soomukite, helikopterite, hävitajate ja suurtükiväega. Peaaegu kõik, mida võiks vaja minna Iraani soomusüksuste vasturünnakuga Kargi saarel toimetulekuks. Merejalaväe ekspeditsioonüksused on iseseisvad ja tegutsevad igas olukorras. USA saadab neist 2 Iraani koos 82 õhudessantdiviisiga. Võib-olla näeme, kuidas USA püüab lahendada veel üht Kargi saarele vägede toomisega seotud väljakutset. Probleemiks pole saare hõivamine ise. Väljakutse põhjus on vajadus hoida Kargi saar enda käes, kuni Iraanile avaldatakse survet Hormuzi väinas. Kuigi Kargi saare hõivamine oleks USAle tugev trump Hormuzi kriisis, on Iraanil siiski vastumeetmed olemas. Üks neist vastustest võiks olla see, et Iraan kahjustab iseennast lihtsalt selleks, et USAle kahju teha. Iraan võiks Kargi saare naftarajatised hävitada, nagu Saddam Hussein tegi Kuwait naftaväljadega lahesõjas, et USA neid ei saaks. See võtaks USA-lt läbirääkimiste trumbi ja jätaks USA väed silmitsi tohutu tulekahjuga, millest neil pole lihtne vastutuult eemalduda, eriti kui Iraan ajastab hävitamise nii, et see toimub pärast seda, kui Ameerika väed on juba alad hõivanud. See tähendaks aga ka seda, et Iraan hävitab naftarajatised, mille taastamine võib võtta aastaid, viies riigi mitmeaastasesse majanduskriisi, olenemata operatsiooni eepiline raev tulemusest.
See oleks Iraani tuumaoptsioon. Teine võimalus on kasutada ära, et Kargi saar asub Iraani rannikule lähedal ja umbes 140 miili kaugusel USA üksustest Kuwait City's. 82 õhudessantiviisi ja 2 merejalaväe ekspeditsioonüksuse varustamine Kargi saare hõivamiseks oleks USA-le tõsine väljakutse, sest üksused oleksid Iraani rakettide jaoks kerged sihtmärgid. Iraan on kaotanud umbes 75% raketi stardipaikadest seisuga 5. märts, kuid tal on veel üksikuid mobiilseid stardiseadmeid, mida saab välja tuua, rakettide tulistamiseks kasutada ja seejärel taas peita. Kargi saar on nii väike, et mõned löögid võivad USA vägesid tugevalt kahjustada, eriti kui kaitsepositsioonide rajamine viibib. USA suudab neist väljakutsetest üle saada. Merejalaväe ekspeditsioonüksused pole lahepiirkonda jõudnud. 82 õhudessantiviis on neist veel tagapool, kui eesmärgiks on Kargi saar. Koondab USA piisavad jõud selle vallutamiseks ja hoidmiseks. Tõenäoliselt valmistatakse õhutõrjet ette, võib-olla Kuveidi linnas, et see kohe pärast Kargi saare hõivamist sinna saata. USA õhuväed jätkavad Iraani ranniku patrullimist ja hävitavad raketilaskepaigad, vähendades kerge sihtmärgi probleemi. Kas on mõtet saata 82 õhudessantiviis ja 2 merejalaväe üksust Kargi saarele? USA jaoks on vastus tõenäoliselt jah, kuid on veel üks põhjus, miks maismaavägi võib Iraani minna. Kargi saare hõivamine oleks seotud Hormuzi väina taasavamisega. Oleme juba maininud, et see saar on oluline läbirääkimistel. See on kaart, mida USA hetkel väinas rõõmuga kasutaks. Iraan on alates operatsiooni Eepiline raev algusest suures osas blokeerinud seda veeteed, mille kaudu liigub 20% maailma naftast ja veeldatud maagaasist. Iraan on oma ainsat tugevat kaarti hästi mänginud ja tulemused on viimastel nädalatel näha. Hellenic Shipping Newsi andmetel läbis väina märtsi algusest kuni 23. märtsini alla 100 kaubalaeva. Enne Eepiline raev operatsiooni läbis Hormuzi väina iga päev ligi 140 laeva. Nüüd on keskmine langenud 5 või 6 laevani päevas. Enamik neist sõidab Iraani lipu all või on seotud Teherani režiimiga. Iraan näeb Hormuzi väina olukorras võimalust lisaraha teenida. Telegraph teatas 24. märtsil, et Iraan on loonud režiimi heaks kiidetud marsruudid läbi Hormuzi väina, mis viivad laevad otse veepealsele teemaksupunktile. Turvalise läbisõidutasud võivad ulatuda $2 miljoni. Iraan võib väita, et see tähendab, et nad on väina taas avanud. USA ja tõenäoliselt ka ülejäänud maailm vaidlevad vastu, tuues välja, et need tasud on nii absurdselt kõrged, et need on ilmselgelt mõeldud takistama kõiki peale kõige meeleheitlikumate kaubalaevade läbipääsu. Ei oleks täpne väita, et Kargi saare hõivamine lahendaks Hormuzi väina probleemi täielikult, kuid see aitaks. USA võiks Iraani majandusest võtta miljardeid, kontrollides selle saare naftataristut ja kasutades merejalaväe ning 82 õhudessantiviisi, mis suurendaks survet Iraani režiimile. See lisandub majanduslikele probleemidele, mis on režiimi praeguse olukorra põhjustanud. USA võiks pakkuda pääsu Kargile vastutasuks Hormuzi väina taasavamise eest ning Iraan peaks seda pakkumist tõsiselt kaaluma. Oleme seni käsitlenud ainult maavägesid, kuid on ka teine variant. Ajakirja Time andmetel väidab USA, et relvarahu läbirääkimised USA ja Iraani vahel on esialgu alanud. Võib-olla küll. Praegu on nende läbirääkimiste ümber palju segadust. Donald Trumpi sõnul on Iraan pärast sõjalise infrastruktuuri hävimist meeleheitel kokkulepet saavutama, mistõttu need läbirääkimised toimuvad. 24. märtsil ütles Trump, et USA jaoks on võtmetähtsusega tagada, et Iraanil ei oleks tuumarelvi ning praegune režiim on lubanud neid mitte ehitada. Kõik see olevat lisaks USA koostatud 15-punktilisele relvarahuplaanile, mis AP Newsi andmetel võib sisaldada ka Iraani ballistiliste rakettide programmi ja piirkondlikele relvarühmitustele ning proxygruppidele toetuse andmisega seotud teemasid, mis pole läbirääkimisteks sobivad, nii et edasiminekeks. Iraani sõjavägi teatas 25. märtsil, et USA ei saavuta oma eesmärke ja peab sisuliselt iseendaga läbirääkimisi. Iraani relvajõudude ühtse juhtkonna pressiesindaja Ibrahim Zulfikari on öelnud sama, kuulutades, kas teie sisemine võitlus on jõudnud sellisele tasemele, et peate juba iseendaga läbirääkimisi. Ta lisas veel, ärge nimetage oma läbikukkumist kokkuleppeks. BBC sõnul ei usu paljud Iraanis, et islaamirevolutsiooni kaardivägi oleks valmis USA-ga läbi rääkima, sest nad on oma fundamentalistlikes veendumustes liiga vankumatud, et isegi suure sõjalise infrastruktuuri hävitamine muudaks nende eesmärke. On raske aru saada, mis tegelikult toimub, kui mõlemad pooled saadavad nii erinevaid sõnumeid.
See võib näidata, miks 82 õhudessanti viis liigub Pärsia lahe äärde. Kargi saare okupeerimine on endiselt täiesti võimalik. Aga see, mida me praegu näeme, on see, et Trump ostab aega oma läbirääkimiste juttudega, mida ta kasutab teadlikult segaduse tekitamiseks Iraanis. Iraani režiim on raskes olukorras. Pärast seda, kui juhtkonna mitu tasandit kõrvaldati, on tekkinud lähenemine ja suhtlus režiimis pole enam nii tõhus. Võimalik, et osa režiimist teab USA-ga läbirääkimisi. Teised arvavad, et mingeid läbirääkimisi ei toimu. Kes teab? See ongi mõte. Trump võib olukorda enda kasuks ära kasutada. Samal ajal liiguvad USA väed Iraani suunas. Samal ajal seilab 82. diviis. Sellega liituvad 2 merejalaväe ekspeditsioonüksust. Isegi kui Kargi saar ei ole päevakorras, näitab see, et USA saadab Iraani režiimile selge sõnumi. Kui läbirääkimisi ei peeta, tuleb need varsti alustada. USA annab Iraanile märku, et on valmis vajadusel ka maavägesid saatma. Ja ta tugevdab seda konkreetset osa oma kohalolekust Pärsia lahe piirkonnas iga päevaga. Iraanis võib kohe midagi ajaloolist juhtuda, mida Iraani režiim kõige rohkem kardab. USA on nüüd palli Iraani väljakule löönud. Režiimi reaktsioon määrab edasise käigu. Kui USA plaanib võtta Kargi saare Iraani kontrolli kaotamiseks Hormuzi väinas, valmistub ta selleks põhjalikult. Enne 82 õhudessantiviisi saatmise väljakuulutamist lasi USA Hormuzi väina rannikul asuvatele maa-alustele raketibaasidele lahti tohutuid punkrilõhkuja pomme. Need rünnakud üksi võiksid tähtsa veetee uuesti avada. Vaata videot lisateabe saamiseks. Kui sulle video meeldis, telli The Military Show kanal, et näha kõiki Operation Epic Fury kajastusi. Aitäh vaatamast!